Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Hiiumaa Käina kardirada oli 2 päeval Eesti kardispordi pealinn, kuhu omajagu ürtsi tõid külalisvõistlejad, eelkõige kiired soomlased. 2 päeva jooksul 2 etappi oli suur koormus nii sportlastele kui tehnikale. Mikroklassis sai mõlemal päeval esikoha Joosep Blanken, kes suutis 2 korral edestada oma põhirivaali Marek Kudnitskit. Joosepi nimele jäid ka mõlema etapi kiiremad ringid. Esimene etapi võit oli ära. No räägi sõidust. Ringiga maha jäi ja ta olid päris rohtlikud. Muidu probleeme ei olnud? Ei olnud. No kas võib isegi nii öelda, et finaal oli sinu jaoks natukene kergem kui eelsõid ja... Oli tõesti. Ma sain kohe eest ära ja kasvatasin. Ära ei väsinud? Ei väsinud. Tead vastu? Jah. Kolmandad kohad jagasid omavahel Roomet Pakkas ja Richard Viigisalu. Räägi, Richard, mis see Timo Raudsik sulle õpetas ennem sõitu? Ta õpetas, et kurvides varem gaasile minna ja natuke paremini sõita. No sul oli üks hea võimalus, kus läks Margist mööda ka saanud. Ja Mis siis puudu jäi? natuke kiirest. Jõudsid päris kõrvale, jah? Ja natukene küll. Järgmisel korral uuesti? Jah. Vapralt võitlesid poistega nii Soome tüdruk Meri Lebula kui meie Laura Kaal. Klassis mini oli stardirivi väga pikk ja hea stardikoht suure tähtsusega. Esimese päeva finaalis tegutses väga osavalt Patrik Hagala, kes kogu sõidu jooksul randel evestuse järel valvas ja lõpuks ka mööda lipsas. Ma väga õnnelikuna startisin 5. kohalt ja ajasõit ei läinud hästi ja pidi hiitides hakkama tõusma ja tulin 5. kokku ja praegu tulin esimeseks. Sul jätkus kannatust seal oodata oma hetke. Ja jätkus küll. Randel evestuse lahutuseks jäi parim ring ning enne algre edestamine. Teisel päeval pani Randel oma paremuse juba kindlalt maksma. Finišis oli tema edu koguni 4 sekundit. Boonuseks tuli parim ringi aeg. See oli üks vägev võidusõit. Ja, väga. Räägi, kuidas sul siis tundus kõik läbi visiiri? Väga põnev ja pingeline. Et päris palju möödasõite oli ja... Oled rahul sellega, et suutsid lõpuks oma ära teha? Ja, väga rahul. Võitjale järgnes nelik vaid 0,3 sekundi sees, kus poodiumile jõudsid taas Algre ja Hagala ja kõige napimalt jäi sealt välja Karmen Kraav. Karmen, ütleme niimoodi, et ühe ringi sõit on sul juba päris selge, et poistel lausa silmad ette. Jah. Aga kui nüüd võistlustart tuleb, mis siis juhtub? No, tuleb mööd sõita. Kas sa natuke kõhkled sõiduaeg või? Ja, aga kindel peab olema, et ikka mööd saaks. Sa väga visalt istusid seal selja taga ja ootasid oma momenti. Jah. Aga ei tulnud päris see õige moment või? Ei tulnud jah kahjuks. See kokkuvõttes ikka jäid sõiduga rahule? Jah. Sul meeldib see kardisport? Väga. Mis sa tahad veel ära teha? Tahaks üldalvetsus poodiumile jõuda. Rotax senior ja juniorklass olid rajal korraga seda väikese stardi intervalliga. Ajasõitud järgi tundus, et topeltvõidu peapretendent on Ragnar Veerus, kuid teisiti arvas Erich Küün. 5. etappi suutis Ragnar siiski enda kasuks kallutada. Erich leppis teise kohaga, aga parima ringiaja tegi hoopis mõlemal päeval 3. koha saanud Aivo Parts. Vahepeal tuli katta ja vahepeal tuli proovida kiiresti sõita ja õhuvahet küll ei tekkinud. No, väike õhuvahe tekkis, aga eest ära kordagi ei saanud. Ja vahepeal tundus küll, et libised eest ära? Vahepeal endalegi tundus, aga siis jälle piilusid taha korra ja oli jälle samas. Nautisid sõit? No, muidu oli äge. See Hiiumaa rada, see on ikka päris trikki rada või? See on niisugune stop and go ja, et sellise taolist nagu mujal Eestis ei ole, et siia satub harva ka, nii et eks vajab harjutamist. 6. etapil jäi 2 esimese vahe küll samaks, aga seekord oli võitja juba Erich Küün
juttu ajasime temaga 5. etapi järel. Vahepeal keskel tekkisid mingi mured, et tempo kunkus mingi 2:10, aga lõpus ma uuesti sain tagasi, aga siis ma oli juba liiga hilja tegelikult ütleks. Ma üritasin leida mingi hea hetk, aga kõik võimalused kattis Ragnar kinni, et nii läks, et kahjuks ei olnud tulnud mingit võimalust. Juunioride klassis näitas tähelepanuväärset kiirust Karl Sei, kes 25-ringilise võidusõidu keskel tegi isegi kiiremaid ringe kui suurem klass. 5. etapil sõitis ta vahe seenioridega lausa olematuks, vajaduse korral võinuks ka kimbutada juba suurema klassi 3. koha meest Aivo Partsi. Ringi ajad olid nii head, sa püüdsid tegelikult seeniorklassi kinni. Ja oli küll, aga lõpus mul ei olnud mõte, et minna seeniorklassist mööda, sest muidu oleks mingi avarii veel juhtuda ja esimene koht oleks läinud. Oleks oma klassi poiss olnud ees, oleks üritanud? Oleks üritanud. 2 soomlasega võrreldes oli eestlastest esimesel päeval edukam Rainer Talvar, teisel päeval Marcel Peldes. Masters ja TD2 klass vaevlevad endiselt sügavas osavõtjate kriisis. Mõlemal päeval läks üldesikoht Soome, aga Priit Sei põhjanaabri võitu kergeks ei teinud. Duell kiiremaga jätkus sellele vaatamata, et oma klassi võit oli Priidul ju kindel. Eelsõitude järgi seda veel öelda ei saanudki. Eelsõitude esimestes ringides tundus, et Mihkel Vaksast tuleb täna kõva vastane. Ja absoluutselt. Vaks juba tahtis eelmine aasta, rääkisin kõvasti kaasa ja näitas ennast korduvalt ja üleeile oli trennides oli ka nii kiire, et ma arvan, et ta räägib kaasa, aga täna kuidagi pole tema päev, et tuli kuidagi lihtsalt. Aga said siiski soomlastest omale sellised konkurendid? No jah, nad on kergemad ja teoreetiliselt peaks olema kiiremad, aga soomlane oli hea jänes, et vedas ja hoidis tempot üleval ja ma ei hakanud teda torkima ka, et tempo oli hea ja kõik sujus plaanipäraselt. Mihkel Vaks oli sõitudes hea soos, aga finaalides kõik enam nii hästi ei sujunud. No Mihkel, kiirust oli, millest puudu jäi? Stabiilsusest pigem vist, jah. Mingil hetkel saab nagu hoogu, aga tuleb iga ring ikka väiksed vead, et peab harjutama. Ees oli nii raske sõita, ma väga ei ole see spetsialist, et pigem mulle meeldib seal rahulikult nendega koos. Et tore, kui saab koos sõita, et natuke läks vahe suureks, et selles suhtes oleks tahtnud nagu koos sõita seal, aga väiksed vead tulevad ja lähevad ära, ei tea. X30 klassis toimus 2 eraldi starti. Juunioridel näitas eelsõitudes head kiirust tiitlikaitsa Paul Aron, ometi finaalides tal enam nii hästi ei klappinud. 5. etapil oli finaali esikolmik vaid 0,3 sekundises, kusjuures liider vahetus korduvalt. Lõpuks sai teenitud võidu Jan Kalmet. Rajarekord käis teil käest kätte ja sina võtsid selle kõva võitluse võidu, räägi. Nendest rajarekorditest ma väga midagi ei tea, aga tean, et ma sõitsin enda parima 37.4. Et olin väga õnnelik ja üritasin Rimmot enda taga hoida, et läks nii nagu läks. Rimmo Kadapik üritas veel viimase kurvini võitu, aga jäi hoopis 3., sest Andreas Lootus kasutas oma võimaluse suurepäraselt ära. Said aru, et viimases kurvis võttis Rimmo väga meeleheitliku rünnaku ette? Vaatasin taha, katsin, aga väga uuesti tahtnud vaadata, pigem lootsin, et mu mootor töötaks kiiresti ja saksime finiši. Said siis aru ka, et Rimmo üritas seespoolt ja sinu võimalus tuli? Jah, ta üritas seespoolt minna ja siis läks hoogni vaikseks. Et risk ei tasunud tal ära, jah? X30 seeniorklass oli täielikult Jakob Oja valitseda. Aastaid tagasi talendid rajale sarja üldvõitja oli Käinarajal tõesti klass oma ette, ükskõik millist sõitu vaadata. Mõlema etapi võidud olid lihtsalt vormistamise küsimus. Uus rajarekord tähendab, et Käinarada on sulle täitsa käpa järgi. Tundub nii, jah. No räägi sõidust. No start oli ka väga tähtis ja stardist oli vaja kiiresti ära saada ja siis sai oma tempot arendada ja sõitsin hästi ära. Raja kõrvalt näidati ka, kui pikk vahe juba on. Ühe korra nägin küll, et näidati, jah. No aga ütleme niimoodi, et sul oli ikka päris palju õnne ka, et ma ei ole näinud, et kart finiširingil koos ära laguneb. No jah, kõvasti oli õnne. Kas tundsid juba varem ka, et hakkab rool natuke loksma või? No jaa, 5 ringi enne lõppu tuli Bolt vaikselt lahti, siis ma keset sirgelt kogu aeg lükkasin tagasi, et rool ei hakkaks niimoodi käima, siis viimasel ringil tuli see Bolt täitsa ära. Võitjal on ikka alati õnne. Loomulikult. Mõlemal päeval jõudis poodiumile Siim Leedma, 5. etapil 2., 6. etapil 3. Päris raske sellise ilmaga ja 25 ringi on ka päris raske. Aga muidu oli hea sõit, ma arvan, et pidi palju pingutama ja tulemus on ka, ma arvan, et kindlasti väärt seda. Robin Vaks oli esimesel päeval kiire ja tasuks poodiumi koht.
teine päev ebaõnnestus. See teise ja kolmanda kohanda duell oli ikka päris äge. see oli lahe, väga hea töö Siimu poolt ka, väga kõva sõita selles suhtes, et kogu aeg kannul ja kuulis ära, kui olin taga ja blokkis ja kattis ja siis oli pisut raskusega. Ükskord jättis väikse proovisin ära, ei töötanud, enam ei proovi. 6. etapil võttis teise koha punktid Kaspar Korjus. KZ2 klassi Hiiumaa etapi üllataja oli Martin Leotoots ja seda mõlema etapi finaalides. Selle hooaja kõige kiirema klassi valitseja on seni olnud Villem Moor, kellele 5. etapil anti ootamatult väga kõva lahing. Finaali esimeses pooles oli ta Kairo Kiviga tõsistes raskustes ja kohati oli Villu ehk liiga tormakas, ei mallanud ära oodata õiget hetke. 30 ringi on aga piisavalt pikk sõit, et jõudude vahekord paika panna. Läbi emotsiooni saadud esikoht maitses aga hästi. Start oli välja, aga unustasin ära katta esimesel ringil. Aga ei olnud hullu, sain ikkagi hakkama, sest ma teadsin, et sõit on pikk. Ma teadsin ka, et sa saad Kairoga ette, aga vahepeal oli vahe ikka päris pikk. No, vahepeal oli pikk, aga ma ei lasknud ennast sellest häirida ja ma pingutasin 100% kuni lõpuni. No, vahepeal kujunes välja päris selline Itaalia moodu kui võidusõit. Ja vahepeal tõesti sarnanes nagu Itaalia moodi, aga selleks ma olengi treeninud. See Käina rada on päris tehniline. Pigem jah, see viimane sektor on see kiire kurv ja siis 2 need parempoolsed seal maanteeres, et need on jah päris tehnilised kurvid. Neid mulle meeldibki sõita. Start oli niivõrd, ma kukkusin tegelikult 3., 4., aga ma sain need kohad tagasi kohe vähemalt esimesest kurvist sain teiseks ja siis ma suutsin ka ründama minna. Et päris okei oli. Vahepeal see päris pikalt eest ära. Niivõrd, ütleme raske oli, väga raske oli. Rehvi polnud enam ja peab õppima säästma veel. Aga suhteliselt hea, ütleme lõppkokkuvõttes. Seal oli 6 meest, oli päris kukil sul juba. Ma isegi ei üritanud nendele keskenduda, ma üritasin endaga hakkama saada kõigile. Sa olid kindel, et füüsis peab vastu? Väga ei olnud. Tegelikult oli siuke 7 ringi enne lõppu oli juba raske, et võtsid natuke rahulikumalt pidurdusi ja kindla peale rohkem minna. Mõlemal päeval tegutses väga kindlalt Martin Leotoots. 5. etapil oli ta Kairo Kivi järel ja 6. etapil Georg Kõssi järel 3. Ega kiirus enne nii hea ei olnud ja mul oli finaalis väga palju õnne ka nüüd. Tundub, et see rünnaku momendi valik oli päris õige. No ma loodan küll. Tulemused näitasid küll seda. Ja siis sinu selja taga käis ikka päris tõsine mäng. Mina ei tea, ma ei vaadanud selja taha. Mul oli tegu, et lihtsalt kogu aeg edasi sõita ja võimalikult kiiresti eest ära. Olid kindel, et pead lõpuni vastu? Ei olnud. Üpriski tegelikult ma arvan, motivatsioon aitas väga palju kaasa, et ma lõpuni üldse jõudsin. Ütleme, et selle klassi Eesti tase on ikka praegu päris kõva. On küll, ja alati jõuame õigel hetkel järgmisse klassi, kui tase on kõige kõvem selles. Eesti meistrivõistluste 9 etapiline sari läheb nüüd suvepuhkusele. 7. etapi finaalid sõidetakse 19. augustil Tartumaal. Esialgu oli see planeeritud Lange uuele kardirajale, kus aga viimistlustööd veel käivad. Ja nii toimub 7. etapp Põltsamaa Kuningamäe rajal. Igati sobiv koht Eesti kardispordi 55. juubeliks. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.